Oi, tere, jälle mina siin. Hallo, 1-2. No nii, daamid ja härrad, kuidas meil karantiinis läheb? Kas keegi juba kuuleb värve? Kas keegi näeb helisid? Minu koer oli valge kunagi, kui mul veel vetsupaberit oli. Okei, ja eluolu ei ole päris see, mis see hetkel olema peaks. Nagu ma peaksin praegu koolis olema. Sa arvaks, et mina kõikidest inimestest olen see, kes oleks õnnelik, et praegu kooli pole. No ma võib-olla olekski, kui mul ei oleks kuu aja pärast fucking eksamid. Ui ka, eks näis, vaata, mis neist saab. Fucking õppetüre. Tüübid teevad, ai fuck, oota. Tüübid, oota. Näed, tüübid teevad reaalselt Discordis tunde. Ja ma siin mängin fucking Pokemoni. Sa ei kujuta ettegi, kui palju shinisid ma selle ajaga leidnud olen. No vaata seda tipsut, no. Igatahes. Ma nägin eile öösel unenägu, kus levis mingi viirus, mis põhiliselt nakatas vanu inimesi ja kõik haigestunud lõpuks muutusid zombideks. Kui nüüd välja arvata see viimane osa, siis kas ei kõla kuidagi tuttavalt või? Kui ma isegi oma enda unenägudes sellest teemast eemale, siis no siis on täitsa lootusetu. Mis siis omakorda pani mõtlema, et kui seal koroonaviirusel olekski actually zombiviiruse laadsed sümptomid, siis me oleksime konkreetselt, fundamentaalselt, lihtsalt öeldes putsis. Ma oleks seda surnud. Kõik oleks nii vittu reaalselt. Või kas oleks? Võib-olla see tundub jällegist väga offensive, et ma sellisest väga tõsisest argielu teemast jälle mingit nalja üritan puhuda. Aga me veel vaatame, kes siin viimasena naerab. Ma isiklikult arvan, et see on praegu ideaalne võimalus analüüsida, kuidas selline eriolukord ühiskonda mõjutab. Ja kuidas me käituma peaksime, kui käes oleks nagu eriolukord. Nimelt... Oletame, et nüüd sa nagu paned teleka käima ja uudistes käib mingi häire, et praegu ongi kriisiolukord, et mingi zombid on valla, et kõik hammustavad üksteist, keegi jahivad oma ajusid ja mida kõike veel, siis mida sa tegema peaksid? Samm number 1, otsi sõpru. Kui sul ei ole sõpru, siis on perses. Sul on vaja kokku panna üks 5-liikmeline meeskond. Miks 5? Sest ühes sõiduautos on tavaliselt 5 istet. Esiteks, sul on vaja liidrit, kes peab olema, ta peab olema kena, ta peab olema tark, ta peab olema vapper, lihtsalt üleüldse perfektne. Ehk siis ilmselt sina äkki, ma ei tea, sa ju tundud olevat see peategelane. Siis teil on vaja juhti, kellel on load ja auto, sest ilma autota te ei saa hakkama, teil on vaja saada punktist A punkti B. See juht, tal ei ole vaja ühtegi teist iseloomujoont, tal reaalselt lihtsalt, et tal kõrdi käed ei väriseks. Kuna me oleme ühed näljased värdjad, siis sul on vaja kokka. Kedagi, kes oskaks mitte ainult süüa teha, vaid nagu kedagi, kes oskaks põhimõtteliselt ükskõik milles süüa teha. Need cooking ingredients, need saavad väga kiiresti otsa. Nii et sul oleks vaja kedagi, kes suudaks sul mingi vihmaussidest, brokkolist ja ketšupist teha 3-kohalise õhtusöögi. 4. oleks ilmselt kasulik mingi farmeri plika. Enamused meist, me oleme mingid linnalapsed, me ei saa hakkama enam, kui poest toit otsa saaks. Aga ta oskab mingi loomadega läbi käia ja ta oskab vilja külvata ja seda siis lõigata. Ja siis lagiraiet teha, ma ei tea. Ning viimaseks ja ilmselt kõige olulisemaks. Leia endale koolitulistaja. No tead küll, see üks vaikne ja häbelik poiss su klassist. Ta on reaalselt terve elu unistanud, et ta saaks sööklas kuradi püssiga nottida inimesi nagu zombisi. Nii et nagu actual zombie outbreak, see on nagu tema mingi märg unenägu. Kui sul on vanemad samal ajal kodus, siis siis ilmselt hea variant oleks nendega minna. Aga kui su ema jääb pakkima rohkem kui 3 minutiks, siis jätkada maha, see ei ole väärt seda. Teiseks, sul on relvastust vaja. Hurikad, kirved, noad, kahvlid, lusikad, kühvlid, labidad, rehad, kirkad, vikatid, golfikepid, ahjuroopid, mootorsaed, tripoodid, viimuldid, lauajalad. Reaalselt ükskõik mida, millega saab kas virutada või torgata.
usu mind, teil on vaja ennast kaitsta. 3. samm, aeg on fucking purgima minna. Unusta ära kõik reeglid, mis sulle eales õpetatud on. Praegu pole aeg mingi punase tule taga istuda. See on reaalselt elu ja surma küsimus. Ma soovitaks valida läheduses mingi keskmise suurusega pood või nagu poodide keskus. Mitte midagi liiga suurt, sest seal on liiga palju inimesi ja mitte midagi liiga väikest ka, sest seal on juba asjad otsas sellepärast, et on reede. Ma valiksin Laagri Maxi Marketi või see Coop või mis nimi on. See kõlab ja variandina, sest seal on ka Bauhof kõrval. Põhiline, mida sul poest vaja on toit ja mitte mingi krõpsud ja kommid ja koka, ei nagu actually toit. Võtke kaasa kõik konservid, mis te leiate ja võtke kaasa kõik veepudelid, mis te leiate. Toorained, maitseained, muud ained. Oleks vaja säilitamiseks ja pakendamiseks mingeid kotte ja mingeid kilesid. Tehnoloogiat, mis igaks juhuks võib veel vaja minna. Telefonid, SIM-kaardid, laadjad, akupangad, äkki mingi raadiosaatjad äkki kuskilt. Võib-olla mingi fucking generaator. Huiga. Ma pole kunagi näinud keegi, kuskilt mingi generaatorit müüakse. Juhul, kui on läheduses mingi, ma ei tea, Bauhofilaadne asi, siis võtke tööriistad kaasa. Haamrid, saed, naelad, käärid, teip. Nagu sitaks teip, nagu nii palju fucking teipi, et sellest saaks maja ehitada. Ilmselt on kuskil läheduses mingi apteegi moodi asi. Sealt oleks vaja antibiootikume ja vitamiine. Ilmselt ka mingid hügieenitarbed. Mida ma zombimängudest õppinud olen, on see, et ilma medkitideta sa hakkama ei saa. Ma küll ei tea, kas otseselt müüakse nagu medkit, aga küll sa midagi sarnast leiad. Jaa. Kui kuskil üldse seda alles enam on, siis vetsupaber. Et su sel farmeril midagi teha oleks, siis seemned ja veel kord seemned. Ning ilmselt ka mingi väetis. Ma tean, seal Maxi Marketis vist oli kunagi mingi jahipood, nii et äkki sealt isegi leiaks mingi laskerelva. Mitte, et ma ise oskaks väga sellega ümber käia, aga see koolitulist, ta ilmselt teab kõike relvadest. Ja loomulikult, isegi kui maailm lõpeb, siis me ei saa ära unustada kondoomid. 4. sammuks on ennast isoleerida. Sõitke nii kaugele tsivilisatsioonist kui füüsiliselt võimalik. Kõikidest asulatest, küladest, linnadest leidke mingi koht, kus oleks võimalikult vähe inimesi. Uueks koduks oleks vaja leida mingi koht, kus oleks mingi võimalikult suur ehitis. Ma ei tea, näiteks Kernumõis. Seal ei ole vahet, kas see koht on maha jäetud või mitte, sest te võite kas selle üle võtta või siis te võite lihtsalt minna appi neile inimestele, kes seal juba on, sest ilmselt teil oleks abikäsi niikuinii vaja. Heal juhul oleks seal ümber ka müürid, läheduses oleks ka mets ning mingi jõekogu, nii nagu perfektne oleks, kui seal oleks ka juba valmis ehitatud botaanikaaed või kasvuhoone. Kui juba ei ole, siis tehke kaart oma sellest ehitisest, barrikeerige suuremad sissepääsud, ehitage mingid, ma ei tea, vaatetorne, pange mingid lõksud püsti, aga vaadake, et te ise neisse ei astu. Also, te võiksite endale jätta ka mingid salajased sisse- või väljapääsud, juhul kui vaja navigeerida oleks. 5. sammuks on paika panna süsteem. Nüüd on sinu kui liidri kord näidata, milleks ta võimeline on. Ilma süsteemita tekib kaos. Teil ei ole vist otseselt vaja mingeid, ma ei tea, reegleid või seaduseid, aga pange paika, kellel mis ülesanne on, kes kus mida valvab, mida kontrollib, mida koristab, millal te sööte, palju te sööte, mida te sööte. Kõige olulisem on leida jätkusuutlik toiduvaru, ehk siis näiteks selle jaoks me neid seemneid ossimegi, et siis põhimõtteliselt ise endale toitu hakata kasvatama. Või kui läheduses on mingi mets, siis äkki sealt saab jahti pidama hakata või kalal käima hakata. Lihtsalt jägellu. 6. on ettevaatusabinõud. Iga jumala õhtu kontrollige üle, et keegi teist haige ei oleks, sest muidu nii kõik saavadki surma kogu aeg filmides. Ma nüüd ei tea küll otseselt, kuidas viirus levib selles hüpoteetilises zombi apokalüpsis, aga oletame, et see on läbi hammustuste, nagu tavaliselt ikka. Tehke iga õhtu mingi sauna, vaadake üle, et kuradi hammustatud ei ole, sest see, kes on, ta tahab niikuinii seda varjata teiste eest. Üritage kuulata uudiseid nii kaua, kuni veel on uudiseid ning hoidke valvet. Hoidke valvet selleks, et keegi kutsumata külaline sisse ei tungiks. Ning viimaseks 7. punktiks. Ärge minge hulluks. Ühest hetkest sa võid avastada, et sinu suuremad vaenlased ei ole mitte need zombid väljaspool müüri, vaid need sinu sõbrad seespool müüri. Nii et selleks, et keegi teist ära ei kärvaks igavusse, siis leidke mingi meelelahutust. Võib-olla te teete teise tripi poodi ja peale selle, et ostate veel neid hädavajalikke toiduaineid ja mingi, ma ei tea, ehitusaineid, siis
otsige endal, ma ei tea, mõned filmid või raamatud või mängud või pallid või kaardid või no midagigi, et teha õhtud endal lõbusamaks. Üritage vähemalt oma selles siseringis hoida häid suhteid selleks, et need tülid, mis niikuinii ilmselt tekivad, et need ei lõppeks kellegi surmaga. Nii et voilà! See oli minu õpetus, kuidas jääda ellu zombi apokalüpsis. Ma küll pole ise üheski zombi apokalüpsis veel olnud, aga nagu ma arvan, et kui sa neid niivõrd lihtsalt 7 sammu järgid, siis sul on 99,99% suurem võimalus ellu jääda kui kellelgi teisel. Aga vaadates seda päris epideemiat, mis meil siin hetkel toimub, siis nagu põhiline viga, mida inimesed teevad, on see, et nad lasevad paanikal kontrolli võtta. Ja ma arvan, et sellel on suurel määral süüdi meedia. See on jumala fine, kui uudised õpetavad inimestele, kuidas ohutult käituda või lükkavad ümber mingi libauudiseid, mis väga kiiresti levivad hetkel. Aga see ei ole fine, kui see sama meedia oma vananeva iivega vaatajaskonnale seletab iga tunni aja tagant, kui palju on haigestunud, kui palju on surnuid, kui vähe meie valitsus oskab midagi peale hakata ja seda, et see kõige hullem osa on alles ees. Tule jätke mu vanaema rahule. Mulle meeldib, et ma olen ka tehniliselt meedia. Mul on ka suuremat sorti vaatajaskond, keda mul on kerge mõjutada. Ma arvan, et mõned need väiksed lapsed, kes mind vaatavad, nad usuvad mind rohkem kui oma enda vanemaid. Ja ma arvan, et nad armastavad ka mind rohkem kui oma enda emetisid. Nii et üritades vältida neid samu vigu, mis kõik muud uudisteportaalid hetkel teevad, ütlen ma, et nii kaua, kuni ükski haigetest ei hakka kellegi ajusid sööma, siis on vist okei. Ärge muretsege, küll te saate kunagi oma lastele rääkida, mis aastal 2020 toimus. Nii kaua siis istume kodus, naudime elu ja ootame, et ühiskond ennast kokku võtaks. Oh boy, kogu see zombi jutt pani mind nii tahtma Walking Deadi mängida praegu. Nii et kohtumiseni. Tavai, tšau, paka. Mulle meeldib täita klaasid ja siis üles tõsta käed, sest mul tundub, et ma iial enam nooremaks ei jää. Mulle meeldib, mulle tõesti meeldib. Mulle meeldib täita klaasid ja siis üles tõsta käed, sest mul tundub, et ma iial enam nooremaks ei jää.